No nii, Martin, sa oled jälle ühe nii-öelda elava laiba üles äratanud aastast 82 vist oli see. Et räägi, millega siis tegu, et siin tundub tõeline uunikum olevat, et ja kus sa selle said ja miks sa selle jälle ette võtsid, et? Miks ma selle ette võtsin? Kõik juhtus umbes 3 nädalat tagasi. Jah. Äkki ilmus kolleeg, ukse sisse kolleeg altkoguselt, suul nii lai naeratus nagu venelaste filmis Prostatak, see multifilmis. Näe, mul on sulle midagi. Lihtsalt nii sama. Võtad, näed, et kosmeetika on väga ilus. Et selles mõttes, et ta on oma välimus on hindele 4. Ta väga 5 ei ole, siit on kulumisjälge, aga kui nüüd vaadata mehaanikat, siis see mehaanika on täitsa kulumata. Ja üks põhjus, kuidas moodi sellised kulumata makid tänapäeval meie kätesse satuvad, on see, et ta läks katki. Juba aegade alguses peale või noh, mingi 80ndate keskel, ütleme niimoodi. Ja siis ta jäi kuskile seisma. Ja siis keegi avastab, et mul vedeleb kuskil kolaunikul, mingi selline asotsiaal. Nii siis. Ja tasub siukest hakata tõesti remontima, et? No tegelikult, kui aus olla, siis ei tasu. Siis ei tasu. Aga teatud Vene makkidel ikkagi ju on selline suhteliselt hea mehaanika, mida ikkagi võib-olla tasub remontida. Ei, no mehaanika on tal hea, aga mida sa praktiliselt sellega teed? No muidugi, noh, randa saab ikka minna. Ma tegin selle asja täitsa korda, panin patareid sisse, noh, lähme laiama. Potekad natuke kagis ja noh, töötab ka seinakontaktist. Ahah, praegu patareide pealt, jah? Patareide pealt, jah. See on kusjuures selle sama makiga lindistatud. No ta on mingi tümpsuindikaator seal või? Jah, patareid hoideti lindistamise ajal näitab seda niimoodi ka. 2 vatti. Võimsus jaoks on ümber lüliti. Noh, patareide pealt võib natuke ökonoomitada. Nupp ragiseb. Täitsa korras see isend veel ei ole. Sest, et ma avastasin siin mingid krõbinaid, et arvatavasti mingid kondensaatorid veel lekivad kuskil. Aga mis tal siis üldse viga oli, kui sa selle kätte said ja algul vaatasid, võtsid lahti, et mis siis... Kui ma kätte sain... Panid kohe sisse ja vaatasid, mis toimub. Siis ta ei teinud mitte midagi. No see punane lamp läks põlema, aga noh, see on otse võrgukontaktidega paralleeli see lamp ühendatud. Hakkas... Tähendab, ta ei teinud mitte midagi. Et siis ma kruvisin lahti. No esimene kord pilk pealt, mis mehaanika on. Siis ma avastasin, mootor on totaalselt kinni kiilunud. Ega siis midagi, mingi üks reede hommikul, mul ei olnud suurt mitte midagi teha, siis võtsin ta lahti, mootori õlitasin ära, panin kokku tagasi, mootor hakkas käima ilusti. Kusjuures sellel makil on vahelduv voolumootor, või nii-öelda kontaktitu alalis voolumootor, et tehakse transistoritega vahelduv voolu. Seda mootorit juhtida on 3-faasiline. Ja selle maki sugulasmakis Vesna 306 mootoriplaadil rohkem transistoreid kui ülejäänud makis kokku. Ja, nüüd selline huvitav asi. Et siis noh, puhastasin ära, panin mehaanika kokku, asi, vaata mootor käib, mõtlesin, et paneks makile endale kaele sisse, võtsin laboratoorse toiteploki, kuna seinakontaktist ei teinud mitte midagi, andsin toite peale. Makk hakkas käima. Ainuke häda on see, et ampermeeter näitas 700 milliamprit. Mis on natuke palju. Päris palju juba, jah? Aga no ta käis. Siis ma mõtlesin, noh, et no las ta käib. Ma hakkasin huvi tundma, et huvitav, kuhu see 700 milliamprit läheb, mitte midagi nagu soojaks ka ei läinud. Siis ma avastasin üks selline toitekonde, mis oli, noh, patarei ja nendega toitas üldiselt paralleeli. Tuline. Arvatavasti see lekkis ja kõik üleliigne vool läks siia. Jootsin välja, voolutarve läks normaalseks. Panin kõik suured konded, panin tänapäevased. Jootsin seal mingid külmjooted kinni ja
ja noh, niimoodi ta siis hakkaski käima, ega ma suht muud midagi teinud. No vaatame siis äkki sisse ka, kruivime natuke lahti. No, töötab vajadusel ka 6 patarei pealt. Mis on selle Maci huvitav omadus on see, et ma testisin. See Mac säilitab töövõime täielikult 4,5 voldi juures. Ehk ta imeb need patareid ikka täitsa tühjaks, seal on kui paha häält hakkab tegema. Aga kaua ta kestab huvitav? Niimoodi ei ole proovid saanud, jah? Ma ei ole veel proovida saanud, ega ma ei taha patareid selle peale raisata ka. Aga kasutusjuhendis on öeldud, et ta peaks 13 tundi tsink-süsinik patareide pealt kestab. Tegelikult päris palju tolle aja kohta, jah? Nende pealt ta võib-olla kestab mingi 100 tundi või midagi sedasi. Arvatavasti 1 GD40, toitetrafo, indikaator ja regulaatorid, millest saab heli tugevamaks, vaiksemaks keerata, aga no vaatame veel sisse poole. Võtame selle plaadi ja näed mootori juhtplaat, mis on üsna keerulise. Ma vaatan, et päris kompaktseks on ikkagi surutud see asi, et nõukogude aja kohta. Jah, ega noh, kantavad asjad peavad olema, see Mac kaalub just oma 4 kilo või patareid ka see. Ja. Sellega ma mõtlesin suvel randan see aasta minna. Vaata, mis näo inimesed teevad. No jah, pesed liiva sisse ära juputa. Ei, liiva sisse ei tohi jah uputada, see on mehaanika surm. Nii. Palun. Täitsa huvitav. Ja rihmülekanded asjad. Mis on selle mehaanika omapära? Võrreldes ükskõik mis teise kantava Maci mehaanikaga. Siin on 2 hooratast. Ma hetkel ei saa teda kahjuks käima panna. Et siis need rattad pöörlevad vastas suunas. Ja see tõttu ükskõik mis Maci liigutamine ei mõjuta asja, kuna on vastas suunalised ja nende ootamatult jõud kompenseeruvad. Mis see tume asi siin on? See on mootor. Mootor, jah. 3-faasiline mootor BDS 02, mille juhtelektroonika on sama keeruline kui Mac ise. Siin paistab toite stabilisaator. Siin on need 3 vägevat kondet, mis ma ära vahetasin. Siin üks signaalikonde, mis oli vaja ära vahetada. 2 mikroskeemi peal tehtud. Elagu nõukogude mikroskeemid maailma suurimad. Germanium transsidel võimsusvõimendi. Ja see eelvõimendi osa on siin ilmselt kõik, jah? Ja siin selle eelvõimendi on selle mikroskeemi peal sisuliselt tehtud. Et suhteliselt universaalne mikroskeem, mis on kasutatud. Aga sa ei ole veel seda kolleegile tagasi andnud? Ega ma ta ei tahagi tagasi. Ta ütles, et see on mulle. Päriseks. Et kuna siin teatakse, et ma olen siukstes asjade sõltlane, siis üldiselt mul... Makid jooksevad ise sinu juurde? Makid jooksevad ise minu juurde tõesti. Ma näitan sulle natuke sellepärast veel ühte makki.